Tervist, head vaatajad, sealpool ekraani. Hea meel on kohtuda taas parlamendi GP-s ehk siis Grünthal ja Puustusmaa sellel aastal esimest korda. Esimest korda ja suure hooga. Kusjuures see aasta saade on, nagu te näete, ka sisustusest on hoopis teine, uuel aastal uue hooga ja ka loomutada pisut teine, sest kui varasemalt hakkas ikkagi pihta niimoodi, et näed, et nüüd see ka parlamendi GP hakkab ja kõik erakonnad on rittanas seadnud, hakkavad hooga startima, siis nüüd võime öelda, et hakkame äkki hooga hoopis seisma jääma. See lihtsal põhjusel, et päikesetõusu valitsusest on saanud päikseloojangu valitsus või siis küünla valitsus, sõltub sellest, et kui palju elektrit meil jagub ja millise raha eest. Ja ega ju meil siin parlamendi seinte vahel juba visatakse võlla nalja, et esmaspäeval tuleb meil poliitiline avaldus, kus siis päikeseloojangu valitsus teatab, et päike ongi loojunud ja lõplikult loojunud. Aga see sissejuhatuseks põhimõtteliselt meie saade jätkub ikkagi tavapärases formaadis, kus mina ja Kalle räägime, kõigepealt võtame kokku selle nädala meeldejäävad sündmuse ja siis me teeme loomulikult kõige olulisem osa ettevaate ehk siis ettevaatust selles osas, mis tuleb algaval nädalal. Aga Kalle, saad ka omalt poolt öelda rahvale tere ja head uut aastast soovi. Jah, tere kõigile headele meie saate vaatajatele. Pean ütlema, et mul on ääretud rõõm näha teid jälle meie saadet jälgimas, sellepärast, et tõsi, oli vahepeal pikk vaheperiood sees, aga põhjus oli väga pragmaatiline. Me Pauliga ehitasime ümber stuudio, nii et see oli täiesti vajalik tegevus ja miks ka mitte vaadata meid hoopis palju paremates tingimustes. Aga seetõttu ma olen ka sunnitud vabandama kõikide nende televaatajate ees, kes meile helistasid ja kirjutasid, et kus on siis Grünthal Puustusmaa parlamendi GP saade. Nüüd on ta jälle olemas. Aga oota, Paul, palun, nagu ütles Paul hetk tagasi, et siin saates räägivad siis Paul ja Kalle, siis nagu te saate alguses nägite, tegelikult Paul on see, kes kõige rohkem räägib ja Kalle saab siis nii-öelda siis ainult vahetevahel sõna sekka öelda. Mina mõtlesin, et me teeme lihtsalt ära tere hommikust või tere õhtust ja läheme asjaga käima, aga kus sa sellega? Meil on suud tükk aega vait ja kinni olnud ja nüüd see ajab üle ääre see informatsioon välja. Aga me läheme kohe teemade juurde. Ma tahtsin veel öelda seda, et loomulikult, Kalle, ma küsin sinu käest kindlasti, mis sul jäi meelde nüüd jooksvast nädalast, täna on ju veel neljapäev, homme reede nädal pole lõppenud, aga meil parlamendis on lõppenud. Meil on parlamendis lõppenud ja kas sa tead, miks on lõppenud või? Kus mina tean siis, kus sina tead? See on sellepärast, et täna neljapäev on nuudipäev. Ja nuudipäeval me rahvakalendri kohaselt tööd ei tehta. Ja see oli ka põhjus, miks pärast neljapäevane päev, tänasel päeval, viimasel nii-öelda istungipäeval, istungid sisuliselt ei toimunud. Sellepärast, et istungi asemel oli meil protseduuriliste küsimuste virvarr ja ei midagi enamat. Ei, no see oli muidugi ka igati põhjendatud protseduurilised küsimused, sest nädal otsa on siis Riigikogu liikmed, vähemalt opositsioon üritanud saada Kaja Kallas kätte, et tuua ta parlamendi ette ja annaks lõpuks rahvale aru, mis kuradi pärast siin need elektrihinnad nii kõrged on. Kus sa sellega? Tema kaualpea andis Jüri Rattale käsu, et ära üldse neljapäeva istungit tee, saa muidu nuuti. Vaat see on see põhjus. Aga mis puudutab protseduurilisi küsimusi, siis me ei olnud ka väga papispoisid. Me tegime Rattale ettepaneku, et me jätkame protseduuriliste küsimustega nii kaua esitamises, kuni tuleb esmaspäev kätte. Ja tuleb Kaja Kallas ja ütleb, et teeb poliitilise avalduse. Aga muideks Ratas ütles see peale seda lihtsalt, et me peame siis ööpäev läbi istuma ja küünlavalgel. Tuled ära kustutama. Ja, sest et ka parlament hoiab elektrit kokku, meil lihtsalt ei ole enam pappi selle jaoks, et tulede valgel istungit pidada. Aga muidugi nuudipäev, sa ütlesid küll õieti. Kas sa tead, millest nuudipäeva nimetus tuleb? No eks siis nuuti saadi. Ja nuuti, rahvas räägib nuuti, aga tegelikult see tuleb Taani hertsog Knudi nimest. Ja see päev on, tead, miks väga oluline. Aga ta on mugandunud vahepeal, siis vee on ära võetud. Oluline on see, et selle päeval loeti, et see on nüüd on jõuluperiood läbi ja nüüd on see jõuluperioodi viimane päev. Muiduks tööd ei tohtinud teha üldse. Tollal oli veel selline komme, et inimesed käisid külast külla ja naistel tõmmati vokkide pealt isegi lindid maha.
kurat, Paul, mis pärast me täna siin üldse istume, kurat, siis kui täna midagi teha ei tohi. Aga õige, see saade on homme. Jaa, see saade on homme, aga kas sa tead, et täna on veel väga oluline päev, mitte sellepärast ainult, et nuudipäev on ja sellepärast, et töid ei tehta ja sellepärast, et parlament tööd ei tee, vaid täna on ka sünnipäev väga tähtsatel isikutel. Mailis Reps. Õige! Kusjuures tegelikult ma ei pidanud Mailis Repsile silmas. Palju õnne, Mailis Reps. Jaa, kindlasti palju õnne, aga kuna tema on peaaegu persona non grata meie ühiskonnas hetkel. Ei ole. Isegi Riigikogus töötab. Töötab, jaa. Aga sellepärast ma tahtsin öelda siiski mitte ainult Mailisele, vaid tuletada meie heale kallidele vaatajatele meelde, et ka Jüri Uluotsal on sünnipäev. Ja. Tõsi, ütleme siis nüüd, kuidas öelda, postuumselt või kuidagi nii. Aga olgu, läheme sellega edasi, et kas sa oskad mulle praegu nüüd tuua ja ka rahvale esitada kõige meelde jäävamad momendid möödunud või jooksvast sellest nädalast? No minu jaoks oli kahtlemata 2 momenti, oli kõigepealt see, kui Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tuli välja eelnõuga, et viia elektrihinnad normaalsusesse tagasi. Ja tegelikult selle juured peituvad päris kaugel, sellepärast, et oli üks hetk, kus infotunnis mina küsisin siis Jaak Aabilt, et räägi mulle, hea Jaak, et miks pärast siis see Eesti osalus seal börsil maha müüdi. Ja Jaak nagu asus vastama, aga siis Keit Pentus-Rosimannus rabas tal varukas kinni, et kuule, kus, et ütle parem, et te tead, see olev vastust kirjalikult. Ja tõsi, Jaak Aab oli tubli, saatis vastuse kirjalikult ja seda oli eelnevalt konsulteeritud siis ka Eleringi tähtsate ja tarkade inimestega. Ja seal põhjendati siis ilusti ära, et see on nii väike osalus 2%, et siin nõukogu võib seda teha otsust nii ja naa, aga kogu selle küsimuse kõige suurem iba oli see, et tegelikult Eleringi juhtiv töötaja ütles välja väga tõsise lause, et elektrienergia hinnad on võimalik kehtestada 2 viisil. Kas see on valitsuse monopol või on valitsus valinud börsitee? Ehk tegelikult avas selle meie Eesti majanduse katastroofi lükkamise telgitaguse. Valitsus on loobunud oma hindade monopolist ja läinud üle börsile. See on meie vaesumise ja elektrienergia hinna põhjus. Ja selle taga on ainult praeguse valitsuse tegevus. Ükskõik, mida nad seal kokku ei soiu ega erinevad meetmed ei paku, nad ei julge seda tunnistada. Ja ma võin teile mütsi ära süüa, vähemalt seenemütsi, et see valitsus ei kesta kaua. Jah, sul on vaieldamatult õigus ja vaieldamatult õigus olla ka kuri ja kogu rahval on õigus olla kuri. Aga ma ütleks, et siin ei saa pidada süüdlaseks ainult Stenbocki ja mina võiks öelda, et see süü on tegelikult palju sügavam, palju pikem, sellepärast, et ega ju kõrgete elektrihindade põhisüüdlaseks on pikaajaline vale poliitiliste otsuste tegemine Brüsselis, Stenbockis, kus on Reformierakond pikalt võimul olnud, ja koos rohepöörasusega loomulikult. See kõik see kokku teeb selle asja. Ja muideks terve see möödunud nädal ju selle elektrihindade tule ja virvari all oli väga tugevasti. Ja siin mulle tuleb meelde just jooksvat nädalat meenutades, et neid küsimusi elektrihindade üle, mis siin parlamendis neid vaidlusi käis, neid oli väga palju. Ja mind hämmastas siin juures tegelikult peaministri julgus tuua välja sellised väited, nagu nad ei oleks üldse asjaga seotud, et see on niivõrd objektiivne nähtus, et terves maailmas olevad hinnad kõrged ja see hinnahüppe siis või midagi taolist. Kusjuures tegelikult on tegemist vale väitega või ütleme vähemalt eksitava väitega, sellepärast et see hinnapöörane tõus ja hüppe ei ole omane tervele maailmale. Terves maailmas on hinnad üsna stabiilsed. Lihtsalt mõnes kohas kõrgem, mõnes kohas madalamad, aga meil siin õhtumaade kultuuris ja Euroopa Liidus on tõesti meeletu hinnahüppe. Ja siin muidugi oles rahke, meil räägitakse sellest, et näed, et pole hullu midagi, meil on 240 miljonit paneme alla, et see küll 2 korda suurem kui Norra SKT-sse suhe selliste meetmete rakendamise puhul, et näed, et see pole hullu midagi. Kui küsida, et kas siis me oleme 2 korda rikkamad kui Norra, siis tuleb valitsused vastus, et ei, meil on 2 korda rikkamad kui Norra, lihtsalt meil on rohkem meetmed rakendusel, et Norras ainult elekter, meil ka gaas, kusjuures, et ja seal on veel palju muid ka eksitavaid nüansse. Tegelikult, kui me hakkame mõtlema palga suhet, elektri hinda, siis on Norra
kui me reastame kõik maailma riigid selle palgasuhte järgi, et kui palju peab inimene oma keskmisest palgast rakendama elektrienergia maksmiseks, siis kõige rohkem kulutavate riikide top 10 on Eesti sees. Eesti on 7. kohal, aga Norra on alles 30. kohal. Seda graafikut te näete. Kusjuures see ei ole veel kõik. Ja siis ütles peaminister rõõmsalt, ja vaadake, isegi Hiina sulgeb söeelektrijaamu, mis on ka vale, sellepärast, et Hiina praegu meeletult ehitab söeelektrijaamu juurde. Aga see on negatiivne, ma tahtsin öelda ka midagi positiivset. Ei, Jutta, ma nüüd sinu jutu täienduseks tahaks öelda, sa, Paul, ütlesid küll, et siin on Brüsseli käsud ja nii edasi, aga ma jätsin tegelikult unustasin õigemini ühe väga olulise lause ütlemata sellest Jaak Aabi poolt saadetud vastusest. Eleringi härrased teatasid, et võrdluseks siin riigi monopoolse seisundi ja börsil oleva seisundi vahel ütlesid nad väga olulise lause. Eesti on valinud börsitee. Selge see, et Elering ei saa seda otsusest vastu võtta ja seda teed valib valitsus. Minu meelest ei ole absoluutselt tähtsus, kas see korraldus tuleb Brüsselist või Kuu pealt või ütleme mõne halva unenäo põhjal, mis valitsuse liikmed vahetavad ja kindlasti vaevab, siis tegelikult on selle katastroofi juured ja vastutajaks ikkagi praegune Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus ja eesotsas Kaja Kallasega. Aga negatiivseid asju on veel jooksnud nädalast teisi. Näiteks minu jaoks on täiesti arusaamatu, kuigi ma kardan uppuma sellesse, kui ma hakkame seda arutama, aga sellise sama, kui me esitasime taotluse, et parlament võtaks vastu otsuse koroona kiirtesti rakendamiseks. Kuidas siis oli, et nakkusohutuse tõendamise jaoks. Mis on hästi loogiline, me võime rääkida, miks ta on loogiline, tõepoolest. Kujutame lihtsalt ette situatsiooni, kuidas meil ühiskonnas toimub ja meil on niimoodi, et meil arvatakse, et kui inimene on vaktsiiniga, et siis ta ei nakatu ega nakata ja samal ajal, kui sul on tehtud värske koroonatest, mis ütleb, et sa oled negatiivne, siis see nagu ei sobi üldse. See on pikk vaidlus ja ärme sellesse veel süübime. Sest negatiivseid asju oli veel teisigi. Näiteks viimane suurem lahing, mis meil oli parlamendis, oli seotud sellise mõiste ümber nagu selline rahva tervishoiu seadus või kuidas see seadus oli. Ja seal oli see soolise ebakõla nüanss oli. Jumal küll. See oli muidugi tegemist oli valitsuse poolt väga alatu võttega. Nad tulid välja kobareelnõuga, kus oli see rahva tervise seadus oli toodud sinna selle maskeeringuks, aga selle üle 200 leheküljeline seletuskiri kätkes veel ka teiste erinevate seaduste muutmist, muu hulgas ka siis tervishoiukorralduse seaduse muutmist, kuhu lisati siis üks punkt juurde, et ministril on õigus muuta määrust selliselt, et edaspidi hakkab transsooliste vajaduste üle otsustama mingi komisjon, tuvastamaks seda, kas tegemist on psüühilise häirega või on siis tunnus kantud siis ühe väga Euroopa Liidu mingisuguste haiguste nimekirja, nii et tahetakse tekitada selline juriidiline nonsense, sellepärast et küsimus on selles, et määruse saab vastu võtta küll, kuid selle alusbaasiks peab olema seadus, mida hetkel ei ole. Me juhtisime sellele ka siis Riigikogu arutelu tähelepanu, kuid looda saa, et siis Tanel Kiik sulle midagi normaalselt vastab. Aga kuule, aga ütle mulle, Kalle, kas peale selle hinge kriipive negatiivismi, mis nüüd jooksnud nädalal, avanädalal, sellel sessiooni avanädalal Riigikogu silma hakkas, midagi positiivset oli? Et see karikaks täielikult täis saab, ma tahan ühe asja veel siia juurde lisada. Kuna sa siin vaktsineerimisest ja sellest rääkisid, siis minu meelest meil kujunes päris huvitav ja hea tandem välja Tanel Kiige küsimuse esitamiseks. Nimelt ma küsisin Kiige käest seda seoses sellega, et on vaktsiini kahjustusi, on tuhandetel inimesed, mis on jäävad ja pöördumatud ja on lisaks sellele veel ka 33 surmajuhtumit. Ja küsisin, et mida ta ütleb selle peale, et üks inimene nimetas teda mõrvariks, siis ta väga, väga rahumeelselt ja uhkelt teatas hoopis seda, et me oleme vaktsineerimisega lihtsalt maha jäänud ja tänu siis EKRE inimeste vastutööle
kahjuks, et me oleks pidanud palju rohkem neid vaktsineerima. Et ehk inimene ei taju, ei tunneta kiike, ma mõtlen, et selle vaktsineerimise kahjude, surmade, vigastuste ja taga on tegelikult inimelud, seal on lein, perekonna mure ja katkenud elud, et see on väga kohutav, et meil on selline töö- ja tervishoiuminister. Ma ei taha kellelegi halba soovida, aga ma usun, et need negatiivsed soovid Kiigele tulevad mitte minu poolt, vaid nende inimeste poolt, kes on pidanud tema meetodite tõttu kannatama. Jah, ja ma tahaksin jooksva nädala kokkuvõtte ikkagi välja tuua ühe väikse positiivse sõnumiga, mis hakkas silma ja hakkas kõrva ja see oli päris vahva. Meil oli suures saalis, infotund oli, peaminister oli rääkimas, kui korraga kuuldus kõva, ma ei oska öelda, kas akordionimäng ei ole vist õige öelda, mis pill see oli. Karmoška, meil oli Setu kuningriigi delegatsioon oli parlamendis ja see oli küll päris vahva, väikene video ka siia sellega juurde, et setukad meil siin käisid rõõmsalt, meil edu ja jaksu soovimas, et see oli küll väga positiivne, nii et Setomaalt tulnud saadiku, moodriidir alla, Setomaalt tulnud saadiku, moodriidir alla, kingikoti kaariku, moodriidir alla, kingikoti kaariku, moodriidir alla, kõik on tudu EKRE-le, moodriidir alla, kõik on tudu EKRE-le, moodriidir alla, ühele erakonnale, moodriidir alla, ühele erakonnale, moodriidir alla. Sa nüüd, Paul, tahad minna vist selle päevakorra juurde? Jaa. Aga ma palun sult veel 2 või 3 minutit sõna, lubad? jaa, aga palun. Asi selles, et viimasel ajal on peavoolumeedia kukkunud mind kajastama seal igasugustes halvas võtmes ja siin on ka, ütleme, teleekraanidel on siin tulnud igasugused toredaid ütlemisi minu kohta, siis vastukaaluks luban ka mina ühe huvitava loo teile rääkida. Nimelt ühel päeva õhtul sõidab Kaja Kallas oma autoga, Mersuga sõidab siis Viimsisse kodu poole ja näeb, et ühel krundil terve perekond sööb rohtu. Ja peab siis auto kinni, küsib, et mis probleem on, miks te rohtu sööte, et näed, et me ei saa seoses elektrihindadega toitu enam poest osta. Kaja Kallasel hakkab siis kahju ja ütleb, et mis te siin niimoodi sööte, et tulge istuge autosse, ma söödan teile oma juures kõhu täis ja perekond siis poeb siis ilusti mõnusalt selle tagaistmele ja sõidavad sinna siis Kaja Kallase kodu poole ja küsivad, et no mida te meile siis prakute, mis praadi või kartulit või vorsti, mis see on siis. Ja Kaja Kallas teatab üleolevat, ei ole midagi, et ärge muretsege, meie õues on rohi on poole pikem. Sükene lugu, aga Inglas küla neile külal. Jah, ega ju rahva suu ei ole papist ja rahvas oskab rääkida, oskab mõelda, oskab nalja teha. See ei ole minu nali, see on tublide Eesti rahva folkloori sünnites. See on folkloor. Nii, aga hea rahvas, nüüd on tõesti aeg meil, Kalle, üle minna meie põhiosa juurde ehk meie saate eripära on see, et me teeme ettevaate seda, mis ootab nüüd algaval nädalal parlamendis. Ja ma tuletan meelde kõikidele inimestele, teil on kõikidele võimalus tulla siia seda, kuidas öelda, poliitilist GP-d jälgima, kes on raja peal, kuidas raja peal, kes rajalt välja sõidab, kes tee peale jääb ja mida siis selle nädala sees arutatakse. Meil on ikka klassika. On esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, heal juhul ka neljapäev on see, kus on meie parlamendi suures saalis toimuvad istungid, kus saab siis kuulata, mida vastatakse küsimustele, mida arutatakse ja mida arutatakse, sellest me nüüd rääkima hakkamegi. Ja kõigepealt esmaspäev. Esmaspäev on meil juhul, kui ei tule mingisugust peaministri poolt poliitilist avaldust, mida saab seostada tema tagasiastumisele. Jaa, sellest räägitakse niivõrd palju, et hakkab ise uskuma, et äkki ongi niimoodi. Aga me eeldame praegu veel. Oleme nii-öelda selle ette antud teatriprogrammi raames praegu. Jaa, et ühtakoha, kuidas läheb, me isegi tegelikult on nii, et isegi kui peaminister teeb poliitilise avalduse, kas või selles suhtes, et meid aetakse parlamendis minema või... Ei, seda ta ei tee, aga tegelikult Paul on sükene geniaalne mees, tema mõtles hoopis välja sellise asja, et kuna Kaja Kallas on sattunud nii halba olukorda, siis minu meelest
kiilaspea, kuldpea, Paulil on vähe juuksed, lambapea on karvane. Et tema ütles välja niimoodi, et aga mis siis saab, kui Reformierakond teeb sellise käigu, et ta võtab maha peaministri ja paneb teise peaministri oma ridadest asemele. Ehk siis ütleme, see on tegelikult kõige kavalam nüanss üldse sellest hullumeelsest olukorras, kuhu Reformierakond on sattunud välja tulla. Ja, koridoris räägitakse meil igase põnevaid jutte siin niimoodi, et siin koridoris käid, siis hakkad kartma, et kõik, mida ei saa toimuda, aga olgu pealegi, Kalle. Läheme edasi. Esmaspäev, sõltumata poliitilisest avaldusest, kas see tuleb või see ei tule, on meil arupärimiste päev. Esmaspäeva peale lõunat suures saalis on meil 2 olulist arupärimist, mis on seotud ka meie nimedega ja ütleme niimoodi, et need on tegelikult opositsiooni poolt esitatud. Sinna on hõlmatud rahvuskonservatiivide saadikud, sinna on hõlmatud ka Isamaa, sinna on hõlmatud isegi ka sotsid, kes on kaasatud, aga kõiki meid huvitavad paar olulist probleemi ja mis osas see arupärimised on esitatud. Ma muidugi teeks ühe paranduse, et arupärimiste osas põhimõtteliselt on esmaspäevane päev on ikkagi EKRE liikmete arupärimine. Ja, see on nagu eriti. Esimene arupärimine, mis on siis keskkonnaministrile esitatud, see käsitleb nüüd seda olukorda ja vastu tuleb loomulikult minister Savisaar, Erki Savisaar ise, ja see käsitleb olukorda, et riik on teinud üleskutse loobuda ahjuküttest. Et head sõbrad, kallid kaaskodanikud, lõhkugem ahjud majadest välja, läheme siis üle elektriküttele või siis soojuspumpadele või siis tuuleenergiale kuidagi mingi moel, mis iganes, kõik erinevad variandid, aga lõhume ahjud välja ja riik planeerib siis selles suhtes ka toetusi maksta. Ma ei kujuta ette, kui suured nad on, aga eks ta see aeg näitab, et selline üleskutse on ja meil huvitab see, et kas see on tõesti tõsiselt võetav, eriti praeguses olukorras ja kas tal üldse väga suurt perspektiivi sellisel mõttel on. See on esimene järele arupärimine. Vot sellise mõttega on valitsus välja tulnud ja mina tahaks nüüd näha tänases situatsioonis, kellel on nüüd selline tahtmine lõhkuda välja puuküttel töötavad ahjud ja minna üle elektriküttele või gaasiküttele. Ma ütlen kohe ära, et tegemist on katsega inimesed teha sõltuvaks riigi otsustest, nii et ma arvan, et mul ei tasu isegi öelda seda, et ärge tehke seda. Ja ma nii palju ütlen, et loomulikult tundes minister Erki Savisaart isiklikult ka päris hästi, siis ma isegi suuda hästi ette kujutada, ta ei ole selline väga hull rohepöörane. Ta on ikkagi 2 jalaga maa peal, nii et ma usun, et ta vähemalt selgitab meile, et mis siis sellise üleskutse taga tegelikult on. Vaieldamatult on seal kindlasti Euroopa Liidu surve ja rohepöörased taktikad, poliitilised taktikad, aga eks siis esmaspäeval me selle vastuse saame. Teine järele pärimine on nüüd seotud haridusega ja see on siis haridusministrile Liina Kersnale ja Kalle teab täpsemalt selle. Küsimus on nüüd selles, et siin riik, õigemini Haridus-Teadusministeerium planeerib siis tõsist muudatust lasteaia haridusest ja tahetakse siis sinna digiõppe sisse viia, kuigi ütleme spetsialistid siin Tallinna Ülikooli pedagoogilise nõustamise dotsent Riina Seema on öelnud, et see on hirmutav, et poliitikud ja haridusjuhid on pigistanud silmad kinni nende ohtudest, mida toob kaasa siis nii varases eas digi teemade ja mängude kasutamine juba lasteaias. Ja samas muidugi ütleme ka neuroteadlane Jaan Aru on öelnud konkreetselt ära, et on võimalik, et me tegelikult oleme juba üsna lähedal mõistlikule tasakaalule tehnoloogia ja mõtlemise vahel, ehk siis edasine digiteerimine ei muuda asja mitte paremaks, vaid hoopis halvemaks. Ja sellise ma ütlen, et jama tahetakse siis digiõppe sisseviimisega lasteaedades käiku panna ja ma ei tea. Mina olin väike, siis tegelikult päris hästi arendas ka nii-öelda seda naturaalse õppe toimumine, ütleme, see on täiesti reaalne ja see arendab inimeste mõtlemist, sest kujutame ette, et kui ühel hetkel see digi millegi pärast välja kukub, et elekter kaob ära,
mis siis need inimesed edaspidi teevad? Nad on käpuli, nad ei oska näiteks metsaski välja tulla, sest puudub digikompass. Ja, aga muidugi tegelikult on see asi minu meelest veelgi halvem seepärast, et eks me ju isegi teame oma tutvusringkonnas ja oleme näinud seda olukorda, kuidas meil noored inimesed hakkavad võõranduma päris elust. Et ajaviide toimubki ainult digiruumides, õhtud päevad läbi istutakse pisikeste ekraanidega ja muud elu just nagu ei olegi. Et see on palju suurem oht, et võõrandatakse päris elust. Põhimõtteliselt ma rääksin sama asja. Et see on päris ohtlik asi ja siin ilmselt ega ju keegi progressi ette kätt ei pane, vaid lihtsalt see, et siin peab looma mingit tasakaalu. Ja nendes ühiskondades, kus on tegelikult, mis meile ei meeldi, autoritaarsetes ühiskondades on ka riigi poolt võetud vastu karimaid sanktsioone, kus jagatakse kellaajaliselt isegi seadusega pannakse paika mingid keelde käske. Ma arvan, et nii kaugele me ei pea minema, aga me peame kuskile ikkagi mingi mõistlikkuse piiri looma ja ka oma ühiskondagi. Ma julgen sulle praegu, Paul, vastu vaielda. Sa ütlesid niimoodi, sinnamaani me ei lähe. Praegune Euroopa Liidu direktiivide suund ongi just sinna suunas, et me hakkame tõusma sellel kellaajal, mille lõppfaas on selline, et hakkame tõusma sellel kellaajal, mida öeldakse, mida seadus ette näeb ja läheme magama siis ja sööme siis, mida seadus ette näeb. Ja sööme ka seda, mida seadus ette näeb. Kunsttoitu. Jah, kunsttoitu. Ja putuka. Muideks Euroopa Liit soovitabki prussakaid süüa. Me peame selle mõtte karjuma sellepärast, et nende arvates on prussakate usside. Aga mina olen kunagi ostnud isegi huvi pärast Adavere lihatööstuses oli müügil tõugud ja need olid ära kuivatatud ja ma vaatasin neid ja panin isegi suhu ühe juurde. Ja ajaviiteks võib ju sükest asja süüa, aga ma mõtlen põhitoidused ma küll ei kujuta ette, et me mullaussi hakkame sööma, aga lastud olla. Varem või hiljem süüakse meid ära, nii et võib-olla see peab alguses teistpidi käima. Aga see oli esmaspäevane päev. Nii et kui keegi tahab vaadata seda poliitilist diskussiooni, mis suures saalis toimub, te olete oodatud ja jälgime seda, mis suures saalis toimub. Ja saate teada, mida teiega järgmisena tahetakse ette võtta peale seda, kui ahjud on välja lõhutud. Just. Aga teisipäev ei ole mitte kergem päev ja teisipäev algab tegelikult samamoodi järelpärimise laadsete eelnõudega. Seetõttu, et meie esimene eelnõu, mis on teisipäeva hommikul, see ei ole mitte niivõrd seaduse eelnõu, vaid ta on otsuse eelnõu sellisel moel, et see peaks olema avaldusena Riigikogu poolt minema ja peaks peegeldama tegelikult meie seaduse looja poliitilist tahet. Ehk siis väga suur seltskond Riigikogu liikmeid on kokku kogunud ja teevad ettepaneku saata avalikkuse ette avaldus Ukraina territoriaalse terviklikkuse kaitseks. Aga muidugi, mis on märkimisväärne, eks avaldus tuleb, te saate ka meedias seda täpselt lugeda, tegemist on täiesti mõistliku ja arusaadava avaldusega, aga et selle avaldusega on hetkel liitunud reaalselt opositsioonipoolsed poliitikud, kas sellega ka koalitsioon liitub ja kas seetõttu see avaldus ka ellu kutsutakse, seda ma praegu ei oska loomulikult öelda. Seda näeme teisipäeval Riigikogu suures saalis. Kusjuures võib öelda küll seda, et kui koalitsiooni toeta, siis mis see ikka siis on, tähendab sedasi, et meie läheb välja signaal avalikkuse ette see, et meie ei toeta Ukraina territoriaalset terviklikkust. Aga eks siis näitab aeg. No muidugi siin on muidugi ka taga on ka erinevad poliitilised tagatoamängude otsused, mis kahtlemata meie Riigikogu liikmete lauale ei jõua. Need on päris tavapärased ja kui nüüd vaadata seda, et sellele avaldusele ei ole praegu toetust andnud ükski koalitsiooni erakonna saadik, siis võib arvata, et nende seisukoht on selline, et nad ei taha seda Ukraina territoriaalset terviklikkust toetada. Aga see mäng on nii-öelda alles teisipäeval. Vaatame, näeme ja kui nemad ei toeta seda territoriaalset terviklikkust, siis on küsitav ka see, et kas nad üldse toetavad ka Eesti territoriaalset terviklikkust, sest tegelikult on just ka nende poliitikute poolt tulnud ju välja ka avaldusi, et Eesti riigipiiri muutmiseks, andes ära siis need alad, mis tegelikult Tartu rahualusel kuuluvad siis Eestile. Ja teisipäevase päeva viimaseks õigusaktiks, mida me siis parlamendis arutame, esimesel lugemisel küll lugemiste asju me oleme ka varem öelnud, mida nad tähendab, mis tähendab esimene, teine, kolmas lugemine, eks me hiljem räägime sellest jälle üle, aga esimesel lugemisel on rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus 494 SE.
Kalle, ole hea, avalda oma arvamus, mida sina sellest eelnõust arvad, 494 SE rahvastikuregistri seaduse muutmise seadus? Kuna ma sellega natuke kokku puutusin, ma käisin seda ka põhiseaduskomisjonis sellega arutelu juures, kus siis Kristjan Jaani ja siis tema kaardivägi oli välja tulnud siis nende eelnõu selgitusega, siis üheks muudatuseks on see, et on nüüd edaspidi on võimalik siis lapse sündi siis ka läbi notari siis teostada, ei pea enam minema perekonnaseisuametisse. Ja muidugi ka teine küsimus oli ka siis surmajuhtumite, surmade ametlik registreerimine registris. Siin mul muidugi tekkisid küsimused, et näiteks see surmajuhtumite registreerimine käib ikkagi kohaliku omavalitsuse tasandil, milleks siis õpetatakse välja vastavala spetsialist, kes siis teeb need toimingud ära. Aga minu jaoks oli kummaline oli see, et juhul kui see spetsialist on äkki haigeks jäänud, siis asendab teda mõni muu töötaja, kes ei ole seda koolitust saanud. Ja milles asja probleem oli selles, et kui inimene, ma ütlesin Jaanile konkreetselt ära, et siin võib tekkida uus kuriteoliik, et inimene märgitakse surnuks, surm toob kaasa pärandi, nii-öelda pärandi jaotamise pärijate vahel ja kui ühel hetkel siis selgub, et see inimene lõpuks on ikkagi elus, siis on seda probleemi ja jama küll, aga hiljutine näide siit ka möödunud nädalalt siin, et kui üks Eesti kodanik oli Ukrainas sõdimas seal hoopis ja kohalik rahvas kuulutas ta surnuks, siis on praegu tal tõeline juriidiline kadalipp ees selleks, et saada ennast jälle elusaks tagasi. Aga esimene lugemine tuleb, eks me seda uurime ja lahkame põhjalikumalt sealt. Nii, ja nüüd minnes kolmapäevase päeva juurde, ma korraks räägin kiiresti üle inimestele selle lugemiste korra seetõttu, et uued vaatajad võib-olla ei tea seda, aga seda on alati, kordamine on tarkuse ema, olgu siis ema meil siin laua juures. Et meil parlamendis toimub seaduse lugemine, eelnõude lugemine alati 3 korda. Esimesel korral on see, kus seaduse eelnõu tutvustatakse, olles juba eelnevad komisjonis juba läbi arutatud, läbi nämmutatud, siis tuuakse ta ka rahva hulka ja siis esitatakse küsimusi, vaadatakse asjale esimest korda otsa suure saali poolt ja seejärel ta läheb komisjoni uuesti, komisjonis arutatakse uuesti läbi ja siis tuleb ta teisele lugemisele suurde saali. Teisel lugemisel arutatakse läbi need parandused, mis on tehtud, vaadatakse läbi need parandusettepanekud, kokku vaja hääletakse ja siis, kui on teine lugemine edukalt läbitud ja tagasi korda kutsutud, siis ta läheb uuesti komisjoni kätte, et tulla 3. lugemisele. 3. lugemine on nüüd selle jaoks, et seadus vastu võtta hääletamisel. Siis enam saalis ei toimu mitte midagi suurt, kui varasemalt läbi arutatud küsimused, läbi arutatud parandusettepanekud, läbi arutatud probleemistik, siis läbi hääleta, kas seadus vastu võtta või mitte. Ja seetõttu, miks ma ta kordan, ongi see, et kolmapäevasel päeval me oleme 3. lugemiste juures. Ja esimene olulisem seadus, kõike loomulikult me ei jõua läbi rääkida, aga kes te tulete siia vaatama parlamenti meie tööd, siis on võimalik kõiki eelnõusid näha, aga ma võtan tähtsamad siis nii-öelda läbi. Või huvitavamad või põnevamad, siis pigem on see niimoodi seda pidi võttes, jah. Kuna nagu ma ütlen, et meil on üks suur probleem on see, et enamus või väga suur osa seadustest ei ole meil mitte meie poolt läbi töötatud, vaid on meil Euroopa Liidu poolt ette lükatud, siis arusaadavalt see tekitab meis igat laadi emotsionaalseid puhanguid selline olukord. Aga üheks eelnõuks, mida me siis kolmapäeval vaatame, on 470 SE ja see on nüüd meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus. Seda tuleb Anneli Akkermann meile tutvustama. Tema on, sealt enam tuleb tutvustada, 3. lugemine, vabandust. 3. lugemal, aga ta varasemalt tutvustas. Ja selle seaduse eelnõu puhul on huvitav see, et see on jälle loomulikult seotud Euroopa erinevate regulatsioonidega. Ja miks on vaja seda meresõiduohutuse seadust ikka selleks, et meie siseveekogudel toimuv laevandus saaks õitseda ja saaks olla ühtlustatud Euroopas ette nähtud normidega. Ja kõige naljakam selle asja juures see, et meil kutsus see eelnõu väga palju ütleme sükest huumori prismas vaadet saalis ülesse. Seetõttu, et meil ei ole selliseid siseveekogusid, kus toimuks mingit suuremat laadi laevatamist ja lõpuks oli isegi ettekandjate poolt nii ministeeriumi komisjoni kaudu sunnitud tunnistama,
et eks ta üks selline poolnaljakas seadus on küll, et tema suurt meil Eesti osas ta ei muudagi midagi, siis meil pole isegi seda subjekti ja objekti, millele see seadus on suunatud, aga Euroopa Liidus ta on ja lõpuks jõuti järeldusele, et ta on ikkagi meile seetõttu väga vajalik, et võib-olla meil mõned meremehed lähevad kuskile Euroopasse tööle ja seal hakkavad siseveekogudel sõitma ja siis kuidagiviisi siis see regulatsioon aitab selle asjale kaasa. Noh, see on niisugune hea töö näide. Aga kolmandaks punktiks, mida mina tahaksin selle vähese jäänud ajaga nüüd veel natukene tutvustada, on see, et Vabariigi Valitsuse algatatud perioodi 2021 kuni 2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuse poliitika fondide rakendamise seaduse eelnõu. 487 SE, see vara öelda. Jah, see on ainukene asi, mida me jagame sellest eelnõust, ütleme selle eelnõu number, eks ju. Sest kui nüüd ütleme siin võib-olla mõned head televaatajad ei saanud isegi sellest asjast aru, mis pealkirjas, siis ma toon teile väikse näite. See on jubedama lehekülje hunnikuga ja näiteks on tekkinud olukord, kus Riigikogu liikmed, kellel peaks olema kõik nii-öelda selge siin laua peal, pannakse tegelikult mängima puslet Euroopa Liidu õigusaktidega. Näiteks siseturvalispoliitika rakenduskavade elluviimase seire esimene lõige. Siseministeerium täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse number 2021/1060 artiklitest 41 kuni 43 nimetatud tulemusliku hindamise andmete kogumise ja töötlemise ning tulemusaruande koostamisega seotud ülesanded. See tähendab tegelikult seda, et selleks, et sellest seaduse eelnõust aru saada, me peame eraldi minema süüvima selle Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse sisusse. Nii, ja võtsime lahti siis seletuskirja. Ma olen sunnitud ikkagi natuke seda lugema. Ja sealt me loeme, ma ei tea, palju teist aru saab sellest asjast. Eelnõuga nähakse ette, et Interregi programmide ettevalmistamiseks ja elluviimiseks vajalikud sätted. Nüüd läheme sätete juurde. Interregi programmide rakendussüsteem on üldjoontes sama, mis rakenduskava puhul, kuid on ka mõningaid erisusi. Näiteks kui ÜKP rakenduskava puhul kehtestab TÄT, see on ütleme ühe T-ga suured tähed, õigusakti rakendusasutus, siis Interregi programmide puhul kinnitab TÄT-i Interregi programmi seirekomisjon. Vot sellises ulatuses me peame suutma sellest aru saada. Ja mina vähemalt vabandan, et ma ei ole suutnud seda õigusakti arusaadavalt teile lahti seletada. Ma usun, et Paul targema inimesena suudab seda praegu teha. Et asi ei ole mitte niivõrd tarkuses, kuivõrd tegelikult ikkagi selles, et ei. Tegemist on igal juhul aktiga, mis jälle, ma ütlen, et mind ajab see asi lihtsalt tigedaks kogu see asja sisu, sellepärast, et see toetub erinevate Euroopa Liidu instrumentide rakendamisele Eesti Vabariigi territooriumil, ikkagi, mis on seotud puhtalt Euroopa Liidu rändepoliitikaga, kus kasutatakse instrumenti, mille nimi on globaalne Euroopa ja loomulikult sealt lubatakse meile ka mingisugused rahasid, aga igal juhul on see... Muidugi ma ütlen, Paul, sulle lohutuseks ja headele televaatajale lohutuseks, et see on, ütleme, väline, kes tegelikult selle Interregi programmi korraldusasutus sõlmib seirekomisjoni otsuse alusel juhtiva toetuse saaja lepingu ja selle alusel me selle asja ellu viimegi. Ja. Ma ei tea, palju aga ma ütlen, et kogu selle virvari juures ikkagi lubatakse ka meile natukene raha, raha lubatakse. Meile tulevad inimesed siia tööle, lahendatakse ära Euroopa Liidu ees seisvad globaalse Euroopa instrumendi elemendid ja lahendatakse veel Euroopa Liidu rände, välispiiride ja valdkonna eesmärgid erinevad, ja tuleb. Kõik see meenutab mulle vana hea tuntud Eesti muinasjuttu, kus taluperemees läheb siis täiskuul 4D risti ja siis annab kuradile 3 tilka verd. Mind huvitab praegu mitmes veretilk on. Ma ütlen ilus lause ka, üks ilus lause, mis tuleb seletuskirjast ja mis võtab selle asja positiivselt kokku. See on see, et see kindlasti meeldib meie armastatud vaatajatele, kelle jaoks selline globaalpoliitika, rändepoliitika on positiivne nähtus. Nende jaoks spetsiaalselt see lõpulause.
eelnõu eesmärk on kooskõlas Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi punktiga 7.10, mille kohaselt võimaldatakse kohaliku elu edendamiseks kiiret eurorahade kasutuselevõttu. Nii siis sellega. Aga need ongi need 3 tilka verd. Ja 3 tilka verd. Mis meil siis järgi on? See oli 487. Läheme edasi. Aga meie aeg on meeletud lennanud. Ja, aga õnneks meile kolmapäev väga mahukas ei tulegi. Meil on küll terve mitu seadust, mis käsitlevad rahvusvahelise tööorganisatsiooni ja meretöö konventsiooni, mida me hakkame arutama seal, mis käsitleb mereröövleid. Õigel mitte mereröövleid. Piraate. No selles mõttes, et kui meie meremehed ära röövitakse. Võetakse vangi ja siis reedrid on kohustatud neile maksma palka. Ja. Selle sama ajal, kui ta ära sureb, siis ta maksab palk või maha lastakse seal piraatide poolt, siis talle makstakse palka nii kaua, kuni kaua ta maha lasti. Meil on selle jaoks 2 eelnõud, 471 ja 472, mis käsitlevad siis nii siseriiklike kohustusi kui ka tegelikult taotlusi muudatuste vastuvõtmiseks rahvusvahelisel tasandil ja mis seda olukorda reguleerib, mis võiks olla võib-olla mitte väga halb, aga see on niisugune keerukas lugu. Aga usun, et vähemalt loodame, et sellest tõuseb. Ma luban sul, Paul, on nüüd ühe lause veel öelda neljapäevase päeva kohta. Oota, ma tahaksin kolmapäeva. Üks asi on veel, ma tahaksin, et sa natukene pajataksid sellest, et meil on kolmapäeval siiski on üks eelnõu on veel 495 SC. Numbrid on teate sellepärast olulised, head inimesed, et numbrit järgi on võimalik seda lihtsalt leida meie enda Riigikogu koduleheküljelt ja vaadata ka sisu ja tutvuda ka jooksvalt nii nendel inimestel, kes selle tööga tegelevad, kui ka nendel, kes seda väljaspoolt ja jutt käib siis vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmiseks, millega tehakse raskemaks siis sinise kütte, rahvakeelis sinise kütte kättesaamine juriidilistele ja füüsilistele isikutele. Just. See on iseenesest võib-olla natukene märgiline seadus, sellepärast, et eks selle sooduskütte väärkasutamine on meie ühiskonnas väga pika probleemiks on, nii et veel üks samm, veel üks katse seda asja siluda ja parandada. Nii, neljapäev, Paul, neljapäev. Üks ainukene punkt. Läheb neljapäev. Tegelikult oli kolmapäev veel paar asja, aga ma ei lase sul rohkem rääkida. Läheme, meil on paar minutit aega, et võtta kokku veel see neljapäevane suur päev, pikk päev. Vabariigi Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu ja nüüd paneb Paul puändi siia. Ei, mis seal puänti panna, tegelikult vaadake, eks see meil on ju 3 kriisi. Meil on majanduskriis, meil on elektrihinnakriis, meil on valitsuskriis ja meil on juhtimiskriis. Ja tegelikult juba öeldakse ja räägitakse juba ka julgeolekukriisist. Meil on kõik need kriisid on, aga kriisis elamine või kriisis elamine, see on alati kallis lõbu. Elektri hinnakriisiga tähendab seda, et elektri meil ei ole raha maksmiseks. Ja asi ei ole nüüd, ütleme pelgalt meist. Meie oleme ju pööraselt rikkurid või krööserid või mis iganes, sellepärast, et meie nagu hädas ei ole. Aga alati rõhutakse seda, et teie tehke, muides Kaja Kallas ütles ka väga hästi, et temal isegi pole pensionärist vanemad hädas. No sellepärast, et isa töötab Riigikogus. Pensionärid peavad tema arvates hakkama saama. Ja nad saavadki hakkama, sest selle seaduse eelnõuga tõuseb 1. jaanuarist aastast 2023 pensioni baasosa ja rahvapension 20 euro võrra. Kestvad kiiduavaldused. 466 SC pensioni baasosa tõuseb. See on teie päästade head pensionärid. Need olete koheselt Kaja Kallase vanematega sissetulekute poole ühel pulgal. Ja, aga kuigi nüüd on aeg läbi, meil on aeg viimane minut, ma ühe asja tahan ikkagi veel ära öelda. Head inimesed, meil on väga palju räägitud elektrist, elektri hinnast ja kõigest sellega kaasnevast. Ja ühiskondlike meeleolu on väga hapuks läinud. Et rahul olevaid inimesi on väga vähe. Kaja küll ütles, et ta on rahul ja isegi tema pensionist vanemad on rahul. Aga üldiselt see ei ole enamus, see on vähemus. Enamus inimesi on väga rahul olematud ja seetõttu meil toimub iga päev erinevaid avaldusi meedias, teles, raadios, aga sellest kõigest jääb väheks. Ma arvan, et me peaksime rohkem koonduma, veel rohkem ja veel jõulisem seda välja ütlema. Ja seetõttu just sellepärast on meil 22. jaanuaril käesoleval aastal, ehk siis aastal 2022 kell 12 välja kuulutatud meeleavaldus. Vabaduse platsil. Et sinna võivad tulla need, kes ei ole rahul praeguse valitsuse tegevusega
ja kes leiavad, et valitsus käitub õieti, need istugu rahulikult kodus televiisori ees ja nautige põrandakütet. ja, aga selle meeleavalduse sõnum, suur sõnum on elektri hind alla. Ja kuulama meid peab. Peab. Aitäh teile. Kohtumiseni järgmine nädal. Kohtumiseni.